Elus on lihtne jääda tagasihoidlikuks ja uskuda, et see, mida me teeme, pole midagi erilist või väärtuslikku. Kuid kas pole nii, et just enda väärtuse nägemine on esimene samm teiste lugupidamise ja usalduse võitmisel? Kui sa alahindad oma panust, saadad maailmale sõnumi, et sinu töö ja püüdlused ei ole olulised. Sellel on aga varjatud tagajärg. Maailma suhtumine ja usaldus sinu vastu muutub samuti kesiseks. Alahindamine ei teki juhuslikult. Paljud meist on üles kasvanud tagasihoidlikkuse ja pea liiva alla peitmise kultuuris, kus enesekiitust peetakse liialt üleolevaks ja pigem räägitakse oma vigadest kui saavutustest. Kuid igapäevaelus on oluline mõista, et enesekindlus ja enda väärtustamine pole üksteise ees hooplemine. Vastupidi, see on enda tegemiste väärtustamine viisil, mis loob tervema suhte nii enda kui ka teistega. Sinu töö, olgu see siis ükskõik kui väike või suur, on osa sellest, kes sa oled. See on osa sinu loost, midagi, mida sa lood ja mis defineerib su oskusi ja püüdlusi. Kui oled pidevalt kriitiline iseenda suhtes ja lükkad oma saavutused kõrvale, siis ka teised hakkavad tajuma, et see, mida sa teed, pole oluline. Alateadlikult oled andnud loa, et ka nemad alahindaksid sinu panust. Oluline on mõista, et eneseväärtustamine pole isekas. See on eneseteadlik. Kui oled uhke oma töö üle ja tunnustad oma pingutusi, inspireerid ka teisi sama tegema. Teed ruumi sellele, et inimesed näeksid sinu tegelikku potentsiaali ja oskusi ning see omakorda avab uksed, mis muidu suletakse. Maailm reageerib sellele, kuidas me ennast esitleme ja millist eneseväärtust me kanname. Kui anname signaali, et oleme rahul oma töö ja väärtustega, peegeldab ka maailm seda suhtumist tagasi. Lõppude lõpuks on küsimus usus. Usus, et meie töö ja pingutused on midagi väärt. See usk on nagu ankur, mis hoiab meid kindlana ka siis, kui väljakutsed tunduvad ülekaalukad. Me ei vaja teiste kinnitust, kuid teame, et meie töö ja panus on väärtuslikud. Ja see muutus, mis tuleb koos teadliku eneseväärtustamisega, on võimas. See muudab nii meie suhteid kui ka elu ennast, sest maailm hakkab nägema ja austama seda, mida oleme valmis enesekindlalt esitlema. Nii et järgmine kord, kui kõhkled oma väärtuse osas, küsi endalt, kas see tagasihoidlikkus aitab või hoopis takistab sind. Kui sa ise usud enda väärtust ja näed oma töö mõju, hakkab maailm samuti seda nägema. Sinu eneseusk saab teiste usalduse aluseks ja just see määrab, kuidas maailm sulle vastu astub. Ole uhke oma panuse üle, sest kui sina seda ei hinda, siis miks peaks maailm seda tegema? Aitäh ja peatse kuulmiseni!